paned jala välja, siis peaaegu juba jalaga saad ka tagurdada. Et tundub nagu Lada esindus, Superstar Mehaanik. No tere, Kaido. Sul oli midagi öelda meile. Tere vaatajad. Tegime aasta alguses ühe video, ei tegelikult aasta lõpus tegime video. Teeme ühe video veel. Nüüd on juba elus kevad on käes. Juba on esimesed kevade kuulutajad on ka tänavatel. Aga räägime, mis me veel talvel tegime. Räägime. Sellega on niisugune lugu, et meil on mõned projektid on tegelikult palju kaugemal juba, kui nad olid siis, kui me filmisime. Nii et video on natuke ajast maas. Jah, aga pole hullu. Ma arvan, et inimesi ikka huvitab, mis me teeme. Ikka huvitab. Et ei saa öelda, et oleks vähe tehtud. Ei saa öelda, et oleks vähe tegemist. Ja kui keegi tahab, siis ütleme suveks enam mingit suurt projekti ei tee. Aga tuuni saab. Ja natukene on elektritöödes ka veel aega, et kui kellelgi on huvi isu saada maksekut näiteks, siis võib veel ühendust võtta, et jõuab ilmselt suveks teha midagi. Aga kui me räägimegi tuunist ja maksekust, siis esimene auto, mis me siin nüüd näitame, on Toyota Supra, mida me ise ei teinud. Autot ei teinud ise. Seda tegi Suurik, kes me siin video lõpus ka möllab. Aga Toyota Supra tegi üle 400 kilovatti. Mis me tegime seal? 460 kilovatti vist. Ja sellest nüüd räägimegi. Jokijo! No nii. Saboteerivad siin video tegemist. Tavaline see tööpäev. Ei saa lasta ennast sellest häirida. Ei lasegi. Meil on siin üks Toyota Supra, vaata. Kõigi lemmik. Piho ja Superstar, YouTube'i Superstar. On see Supra meile siia toonud. Superstar Mehaanik. Superstar Mehaanik, jah. Vaata. Suht kõva mees tundub. Võttis juba asendi sisse, nagu ikka, nagu kõikides videotes. Vaatame kapoti jälle ka. Vaatame, mis me siin. Et see on siis... 2JZ, no shit või? Jah. Ja see siis on sassi build ja meie teeme siis elektri. Nii nagu nendega eelnevaltki oleme koostööd teinud, et siia siis läks Makseku reis. Tuleb tänava auto. Ja ega siin midagi suurt ei olegi vist rääkida meie poolt. Siin on veel huvitavam rääkida seda, et siin oli, et see on niisugune kõik OE funktsioonid jäävad alles. Et see... Kellaplokid kõik töötavad, kliimad, värgid, et... Jah, püsikas. Et kõik tehase funktsioonid jäävad tööle, mis lisab üksjagu tööd ja keerukust. Aga arvan, et tulemus saab selle võrra hea. Ja kindlasti. Võib-olla siin tegime custom siibri flansi näiteks. Seda saab nüüd tootena osta ka. Sobib siis nende 2J ja üldse tegelikult nende Poola, Hiina, mis iganes kollektori flanside otsa. Paljud Turboworksi ja mingid Smiki kollektorid on tegelikult kõik sarnase selle siibriga. Miks suur siiber hea ei ole? Tänaval kindlasti ei ole hea. Väike liigutus juba liigutab suurel siibril suure ava sisse ja sellise gaasipedaali gaasiklapi reageerimine on liiga äkiline. Et sa ei saa mõnusalt kruiisida või siis Janno peab seal arvutiga hakkama võluma seda asja tuimemaks, et sul oleks normaalne sõita sellega. Et tühi käik jääb niisugune raske saada väga heaks. Eriti kui suured pühustud ka. Just. Et siis ongi jah, meie adapteriga läheb siiber ka väiksemaks kui see siiber, mis tavaliselt tuleb nende kollektoritega kaasa. Muidu on 94, seal on 70. Nüüd on 74. 90 on muidu.
74 on niisugune optimaalne suurus, et see jõudu kindlalt midagi veel ei piira. Tegelikult torustik on ka sama suur, nii et... Just. Et ega siin jah, mingit suurt midagi erilist ei ole nii-öelda meie paigalduse mõistes, et drive-wire, tavalised rõhuandurid, kopid, nokid, harilik mõistlik nii-öelda ajupaigaldus. Et selles mõttes on tegelikult reiskaari isegi lihtsam teha, et siin neid lisafunktsioone sellisel juhul ei ole. Siin on. Ja, japsidel veel eriti see kerepoolne elektroonika ja kõik see on kõvasti keerulisem kui siin Euroopa autodega. Et kõvasti rohkem tööd kui muidu. Et custom wiringu puhul ongi see, et meil on nii-öelda originaalosa osaliselt alles ja selle auto puhul ei tule see mootori juhtmestik niisama sealt välja, vaid see on nii-öelda punutud osaliselt sinna kere juhtmestiku sisse, nii et on vaja laiali arutada ja uuesti teha. See on kokku on suur töö, aga lõpuks saab hea tulemus, kui sa tahad head tänavaautot saada. Just. Ja nüüd läheb Dünosse. Läheb pinki, jah. Ja vaatab, mis saab. Vaatame, mis ta teeb. Järgmine sportauto, mida me oleme nüüd rohkem teinud, mis tänaseks on juba tegelikult nii kaugel, et ta juba täna hommikul läks meil värvi. Aga on Nissan 300 ZX. Vaatame, mis me seal tegime. Nissaneid meile siia aeg-ajalt satub, sellest me vist oleme midagi juba rääkinud ka, või oleme filminud, ei ole midagi filminud. Täiesti... Ühesõnaga 300 ZX ja V6 vabalt hingav. Aga nüüd omanik on seda mõned aastad omanud ja tegelikult kunagi vist isegi unistas, et ostaks kohe turboka vaata, aga kuidagi sattus hoopis see kätte ja siis jäi niimoodi. Aga nüüd tahaks siia turbodriimi juurde ikkagi tagasi jõuda ja Arli on siin juba omajagu tööd teinud, et tegelikult on juba turbot küljes, õhutorustiku valmistamine käib. Siia tuleb ka 8 AP käigukast, et saaks eriti mõnusa tänavaauto siis. Ja siin samamoodi ja kliimad, asjad kõik alles. Just, kõik mugavused ja et omajagu igast niisugust väikest nini-näini tuleb siin selle projekti juures veel juurde, et tümpsud asjad ja et see on niisugune suurem ümberehitus, nii-öelda moderniseerimine. Et selle puhul ongi see, et me aitame kliendil siis tegelikult seda kogu protsessi õiges järjekorras teha. Just. Et ta tahab seda värvida, ta tahab seda heli saada, sisu saada, aga et oleks optimaalne tööde järjekord, siis aitame tal õiges järjekorras teha seda. Et siin teeme kõigepealt tehnika valmis. Jah, teeme tehnika valmis ja siis paneme ta sõitma ära nii-öelda ja siis võtame ta lahti jälle tagasi. Siis ta läheb värvi, siis saame samal ajal veermiku värskenduse teha. Mootor läheb värkendusse. Just. Kuna vabalt hingavast teeme turboka, siis... Kogu mootori ehituse sõnaga mootor värskeks, vastavad detailid sisse siis. Ja nii ta läheb. Sõnaga. Et siin on meil omajagu minna ja siin on ikka väga packed on kogu see mootoriruum. Selle V6 ja 2 turbo ja kogu selle eraldi torustikuga, et kõvasti tööd, et kõik siis mõnusalt ära mahutada. Ja vabalt hingava turbokas tegemine on ka niisugune, et tegelikult on vist nina oluliselt erinev. Jah, kõik jahutid ja kõik asjad on ju turbokal ja vabalt hingaval tehase autode puhul täitsa erinevad asjad, et ka, kui juba näiteks kliimast rääkida, siis siin samamoodi kliimajahuti üldse ei ole tegelikult selle Nissani oma, et see kliimaosakond tuleb selles osas nagu custom, et uued torud voolikud, teine jahuti ja asjad, et kõik mahuks. Et oleks pärast tegelikult ilus vaadata ka. Just. Elektritöid on veel olnud vahepeal. Jaa, elektritöid on veel olnud. Oli meil üks laada, meil on päris mitu laadat läbi käinud. Ikka seinast seina autosid teeme täiesti erinevaid. Fiat Panda on tõstukil. Pandast kuni Corvette'ini. Et video tegemise ajal ei olnud veel ta Dünosse jõudnud, aga käis ka Dünos ja tegelikult on nüüd valmis.
muidugi, kas sa sõitnud on, sest talvel võiks sa sõida sellega. Ja. Aga ilmselt varsti on tänavatel. Ja selle kohta võib veel nii palju juurde öelda, et sai päris hea ja tegi lõpuks 141 kilovatti. Ja 141 kilovatti tegi ta siis niimoodi, et kui ma midagi puutunud, aga siis kui natukene Janno veel nukkas ikka näppis, tuli sealt 146 kilovatti ja 16 newtonit ka veel juurde, nii et sai see ka päris heaks. Lada, et nagu siin nende Nissanitega, et üks kunagi tuli ja nüüd neid järjest tuleb, siis ladadega on sama, et siin üks käis alles mingi aeg tagasi ja ladamehed vaatasid kohe, et tundub nagu Lada esindus, et viime ka siia. Et siin samamoodi teeme elektritöö, siin on juba aastaid tagasi kogu tehnika swap tehtud. Et siin on siuke vanakooli Fiati 2.0-ga mootor, mis siis töötas kunagi Megasquirtiga, kuni ta siis üks hetk enam ei töötanud. Lugu olingi see, et Lada klubi läks väljasõidule. Jah. Läks väljasõidule, kus see oli üks Megasquirtiga auto ja siis oli üks kaheukseline maksekuga üks kiire masin. Maksekumees rääkis, et ilgelt hea on. Maksekumees rääkis ja sõitis ja nautis, aga ladamees remontis. Ise punase ladamees remontis ja ütles, et ta tahaks ka sõita. Ja nüüd siis ongi, oleme siin vajalikud tükid välja vahetanud, nii-öelda süütesüsteemi ja mingid andurid ja mingid asjad ja pöörete lugemised tekitanud. Nii Nuka kui Ventvelli oma tegime ringi ja Nuka oma tegime täitsa nullist. Siin ennem ei olnud üldse. Ja nüüd ta tegelikult on juba isegi käivitunud ja Jannal on siin veel natukene lõpetada ja siis mingi aja pärast saab sellega ka äkki rullidele ja saab ta uuesti sõitjaks tagasi. Ütlesid, et siin on makseku-reis või? Ei öelnud. Siin on jah, siia paigaldasime siis makseku-reis, et oleks ka tulevikuks varu, et mõtteid on igasuguseid ja siis pigem kohe mõelda natukene kaugemale ja olla valmis tuleviku modifikatsioonideks. Et see on ka kõik on siin selle mõttega tehtud ja arvestatud, et kui tulevikus tahaks seda asja üle laadida, siis juhtmestik on juba selle jaoks ette ära mõeldud. Saab segu siivri elektrise panna ja kõik muud jutud ka. Puusti juhtimised asjad, et ühe korra õigesti. Just. Mida ütleme? Ja siis on üks kaua seisnud projekt, mida pole ammu keegi näinud. On Fiat 124, mis ka äkki ärkab ellu üks päev. 124. 124B. Mõtlesin, et 126 on. On või? Kes on kauem jälginud, siis on näinud seda autot varem ka. Siin vahepeal erinevatel põhjustel seisis ja ootas oma aega. Ja nüüd on tema aeg uuesti käes, et oli viimane aeg tegelikult juba, et kogu fabritseerimine oli tehtud ja ta ei olnud jõudnud selleni, et kõik haljad ja uuesti valmistatud detailid oleks kaetud, et hakkasin juba kurvalt õues roostetama, et nüüd teeme niimoodi siis, et saame ta pidama, puhastasime kõik ära, värvisime ära, paneme mootori peale tagasi, paneme uuesti sõitma ja siis hakkame vaatama, siin on veel see reversi asi vaja lõpuni arendada. Mainin siis ära, et see on Suzuki Hayabusa mootoriga. Lisaks juhuks, et Suzuki Hayabusal ei ole tagurduskäik või? Jah, Hayabusaga ei ole vaja tagurdada tavaliselt, et Hayabusa mootor, mis on siis paigutatud siia piki, mitte risti, nagu tihtipeale niisugustes papide puhul tehakse ja siis meil on vaja siia arendada, ühesõnaga Karli juba on kunagi selle asja suht kaugele välja arendanud, et meil on siis elektrimootoriga revers, aga seal hammasrattad olid natukene pehmed, et proovime tugevamatest hammasratastest toota valmis paremini toimiva lahenduse. See on mega custom, nagu starterist ja asjadest aretatud tükk. Võimas starteri elektrimootor ja
et peale reversimist ka ta vabastaks ennast, siis Temperile tõmbab hammasratta pärast maha tagasi ja ega ta kunagi sellest eriti tagurdamise pilli ei tulegi nii. Pigem võiks seda vältida. Liiga pikalt ja mäest üles ei tahaks tagurdama hakata, aga nii palju kui häda pärast oleks vaja. Et see on juba siuke auto, et siin paned jala välja, siis peaaegu juba jalaga saad ka tagurdada, kui väga vaja on. Liiga suur ülesmägi ei ole. Aga ühesõnaga jah, paneme mootori peale tagasi ja siis vaikselt notitseme sellega siin taustal edasi, et vaatame, mis saab. Lootus on sellega äkki saada ka registrisse. Väikene väike challenge endale. See on paras challenge, aga proovime sellega lahendada ja saaks ta päriselt tänavale kaldaks ja tarbitavaks masinaks. Selleks üks oluline punkt ongi see, et ta peab ka tagurdama. Just. Muidu võiks isegi võib-olla leppida, kui ta oleks selline reistar. Et nii ongi. Ja siis veel üks auto, mis tegelikult sai vahepeal juba valmis. Aga ei saanud täitsa valmis. Klient jõudis sellega natukene sõita, aga siis ilmnes niisugune LS-ide, õigemini L92 tüüpviga ehk et niisugune väga keeruliselt diagnoositav viga, kus VVT-sse ei jõua piisavalt õlirõhku ja nukkpõll hüppab valesse asendisse ja auto sureb välja. Ja see juhtub ainult siis, kui siis mootor käib täiesti kuumaks. Et päris niisama seda juhtu, et mingi test-drive'iga sellest aru ei saa ja seda ei ole võimalik otseselt nagu mõõta kohe välja, vaid see juhtub, siis ta juhtub ja... Tegemist on ühesõnaga kulunud vanade mootorite probleemiga, nagu see mootor oligi. Et juhtub ka seda, ehkki tegelikult Dünos tegi normaalsed numbrid ja töötas hästi ja muidu oli hakka, aga niisugune viga tuleb ja siis selle vastu oli midagi teha. Ja nüüd vaatame, mis sellest saab. Mootor maas ja tegeleme. Ja. Tead, mis pill see on? Escalade. See on suur teili või? Sellest räägime kunagi hiljem. Nii, siin on meil üks selle käis kapott teiselt poolt lahti. Jep, see on inglane. Siin on siis meil see Land Rover Defender. Kapotisang on täiesti valel pool. Ja Defekas on siin juba mõnda aega meie juures olnud, aega veetnud. Oleme temaga siin toimetanud igasuguseid erinevaid toimetusi. Ja nüüd hakkab lähenema see aeg, kus ta lõpuks hakkab valmima. Et siin on siis mootor on vist samasuguse masina pealt nagu see valge seal. Jep. Ja käigukast on siis BMW 6-käiguline manuaal ja vahekast on siis Land Roveri vahekast. Ja siis see kõik kama on istutatud siia selle kapoti alla. Juhib samamoodi Maxeku Race seda. Ja päris tuus. L92. Jah. LS3 sisselaskega. Te tuunisime põhimõtteliselt. Traki intake pidi tegelikult rohkem jõudu tegema. Traki intake teeb rohkem NM-i ju. Jah, siis iganes nagu mingid LS-i mehed kohe hakkasid targutama midagi. Okay. Ma ise ei tea sellest LS-i maailmast midagi. Aga see traki oma on nii inetu lihtsalt? Jah, ühesõnaga visuaali pärast, et siin vist tegelikult on mõte veel tegelikult natukene mingit mootorikatet siia sättida ja natukene seda iluvärki ühesõnaga timmida. Nii et kollektorid on sama, väljalaske kollektorid on samamoodi mingid Corvetti omad vist. Camaro sisselase. Camaro sisselase ja Corvetti väljalase. Siin on võib-olla huvitavam veel on see, et siin on, etsime ikkagi selle maastikuautole oma see snorkli süsteemi. Jah, et selle mootoriga muidugi läks siin mootoriruumis ikka päris kitsaks, et seda ei olnud kõige lihtsam siia mõistliku suurusega õhufiltriga paigutada, aga kuidagi me leidsime selle jaoks lahenduse, et nüüd ta päriselt on ikkagi muda ja igasuguse saasta tihe ka kuni selle, et võid ikkagi ninaga sinna kraavi sisse sõita ja ei ludista kuskilt seda vett sinna sisse, ja samamoodi siis see on ikkagi street car.
siin siis samamoodi näidikute plokid, asjad peavad kõik toimima. Ja mis ei ole ka kõige lihtsam, sest see on üsna uue aasta väljalase. Ta näeb küll vana välja, aga ta on 2008 äkki oli või? Ja seal on juba känniga kellablokid. Ja selle infot väga palju ei ole, nüüd seda tuli reverse engineerida natuke siin. Paras mõistatamine ja nipitamine, et Hendrik sellega siin mässas ja hetkel tundub, et saab täitsa asja. Ja midagi ei oska vist. Natuke vaja viimistleda, lõpetada, natuke timmida, aga seadistada veel vaja. Samamoodi tegelikult juba sõidab, pole midagi siin ümber maja tiirutanud ja kõik muidu toimib. Kattad on vaja alla saada, millega saaks dünosse minna. Ja nii ongi. Nii ongi. Ja viimaseks on meil, kas me varem olime sellest rääkinud, võib-olla midagi olime, aga siis Mazda RX-8, 24 swap, mis tegelikult see on nüüd samas seisus siiamaani, ehk et plaan on siis kevadel taga edasi panna. Ja vaatame, mis saab. Siin on meil üks Mazda RX-8 ka, et sellega oleme nüüd sealmaal, et see on K24 swap. K24 swap siis niimoodi, et omanik soovis säilitada originaalkäigukasti asukohta ja kõike seda. Ja siis selle järgi vastavalt tuli siis see mootori siia mootoriruumi sobitada, mis eeldas siis, kuna see rootormootor on niisugune pisikene pallikene seal kuskil augus, et ei võta väga ruumi, siis Honda mootori jaoks tuli omajagu modifitseerida tulemüüri, et tekitada natukene ruumi juurde sellele mootorile, ta on ikkagi jube kõrge. Et see oli paras challenge, kuna see läheb omajagu tuppa ikka ja tahab toast ka kõvasti ruumi juurde saada, et nüüd pidi mingi salongi puhurised korpust modifitseerima, et selle tõttu kaob kliimavõimalus ära. Kui tahta muidugi mega customiks minna, siis mahutaks selle kliimajahuti uuesti sinna kuhugi tagasi ka, leiaks tal uue koha, aga nii hulluks ei tahtnud minna, et omanikul oli siis swap kit, on ju? Jah, tal oli ostetud juba käpad, kastiadapter, sidur, kõik niisugune mudru ja teoreetiliselt ka tulemüüri mingisugused detailid, et kui ma sinna augu sisse lõidan, siis keevitan need mingid Ameerikast või kus iganes need tükid tulid, plekid sinna, aga reaalsus on ikkagi see, et K20 puhul see ilmselt oleks toiminud, aga 24 on seal mootori antud asendis siis mootori taga nii suur jahutuse väljavõte, mis tahab nii palju ekstra ruumi saada, et see lihtsalt ei mängi välja mitte kuidagi. Tegelikult isegi nukkvõlli andur ja mis iganes seal veel taga oli, et juba nende pärast tegelikult oleks see väga kitsas olnud. Iseenesest platvormina on äge, aga ei ole eriti lihtne siia. Jah, suhteliselt ikkagi mahukas kere modifitseerimine sellest. Palju peab ikkagi ruumi juurde tegema ja boonuseks on veel kogu see kojamehe süsteem ja nii edasi, et võib-olla, siin on veel see imelik asi, et auto on parempoolse rooliga. Et võib-olla, kui ta oleks vasakpoolse rooliga, oleks kojamehed teistpidi, oleks võib-olla natuke lihtsam. Kinnitada päris lõpuni ei oska, aga endal on see tunne, et kuna kojamehe hoovastike süsteem jääb, üks kojamees jääb täpselt mootori peale, siis tuleb klapikambri kaas puruks lõigata, juba läheb nii lappama. Klapikambri kaanele tuleb ruumi juurde teha ja kõige viimane süütepool ei mahu samuti ära. Internetis küll näed, et inimesed liigutavad neid kojamehi kuhugi kõrgemale ja mis iganes, aga see rikub kõik need plastikud ja kõik kinnituspunktid ära ja meil isegi pead mingid lühemad kojamehed panema. Et me läksime teist teed pidi ja eks siis, kui juhtmeks, kui tegemiseni jõuame, siis saame sellest ka rääkida, mis me teeme. Selle auto puhul ongi see, et siin on käigukast ja taga differ on omavahel seotud. Just. Diferentsiaali kinnitus, siis esimene ja käigukasti tagumine kinnitus, siis ongi üks pikk tala.
kui hakkad siin käigu uuesti swappama, siis juba tuleks niikuinii ülekande pärast juba vahetada ka differ ära ja siis tuleb kõigile neile asjadele ka uued kinnitused valmistada ja töömaht läheb ikka päris suureks. Et selle tõttu ka siis oli omanikul selline valik tehtud, et niimoodi sellega minna. Aga see nüüd mõnda aega puhkab, et ongi suur fabritseerimine on tehtud, et tegelikult kõik andurid, kõik detailid on juba valmis tehtud, jahutusvarud, mis iganes, et lihtsalt nüüd tuli mootor selleks välja, et mootoriruumis modifitseeritud kohad ära värvida ja siis kevade poole lähme selle wiringiga edasi. Paneme siia kõik mootorid ja asjad peale ja hakkame elektrit tegema. Et kevadel näeme, mis saab. Jah. Vaata, mul on siin sidekick ka. Mis ta nii pisine on kogu aeg? Meie paneme mootori vahele. Ja võtta suitsu ja kuradi lähme. Meie teeme sellel autol mootori. Anna alles kuradi sibulveis kõigune. Võta suitsu ja kuradi starova patsanid. Teeme tööd ja kuradi nii on. Vaat siuke meie elu siin raketibaasis on. Siuksed vennad siin käivad Dünos kogu aeg. Proovi niimoodi tööd teha.